Tere! Tervist kõigile Plaastrid peale kanali vaatajatele Ja üle pika aja. rõõm teid näha, näete, me oleme Kairitega ka, meil ikka suveti on kombeks mööda ilma ringi käia ja tähtsaid asju teha. Täna oleme jõudnud Pärnusse, tulime jälle Plaastrit tutvustama inimestele ja mõtlesime, et räägime teile ka, mis vahepeal toimunud on, et Päris mitu asja on toimunud. Ja on sul täna plaaster peal? Loomulikult mul on alati plaaster peal. Täna on mul siin Kornosin, sellepärast hommikul minu keha ütles, et täna on Kornosini päev. Pole teda jälle paar päeva kandnud, siis ma tunnen, et mul on Kornosini päev. Ja Kornosin toetab siis meie keha teatupärast meie ajutööd, meie silmi, puhastada veresooni. Nii et täna on see päev minul. Ja mis sinul seal on? Minul on glutatioon. Ja minul on ta siin sellepärast, et glutatioon on lihtsalt nii tohutult võimas ja tähtis ja oluline antioksüdant ja vaatamata sellele, kui hästi ja tervislikult ja puhtalt ja püüdlikult me elame, on ikkagi see kogu keskkond, mis meid ümbritseb, väga toksiline igas mõttes. Otseses ja kaudses mõttes. Ja selleks, et minu kehal oleks piisavalt nii-öelda vahendeid ja reserve, et selle toksilisusega hakkama saada, sellepärast ongi minul siin glutatioon ja ta on tegelikult siin üle päeviti. Ja ma sain eile ühe väga põneva kasutuskogemuse. Üks Soome naine jagas oma kasutuskogemust, nimelt tema on siis plaastreid kasutanud eelmise aasta möödunud 2025. aasta aprillist ja kasutuses on siis eelkõige X39 ja just nimelt glutatioon. Ja probleemiks olid maksanäitajad, mis olid väga paigast ära, ütleme nii. Ja eile saatis ta mulle siis sõnumi, oli ta siis käinud värskelt arsti juures oma maksanäitajaid kontrollimas ja saatis ta mulle ka tabeli ja numbrid teadupärast ei valeta ja võin siis siit ette lugeda, et kui ta alustas eelmise aasta aprillis, siis juba eelmise aasta juuni alguseks ehk et siis paari kuu pärast oli maksanäitaja võrreldes siis 2024. aasta detsembriga alanenud 343-lt 261 peale ja see langus on jätkunud. Viimane tulemus on siis 27. juulist sellest aastast ja nüüd on näit 195. Lihtsalt võrdluseks, et 2024. aasta septembris oli see näit 590. Nii et muutus on tõeliselt muljetavaldav ja 105 on siis selle näitaja nii-öelda ülempiir ja 195 ei ole. 105 on väga kaugel ja see muutus on kõik toimunud siis natukene rohkem kui aastaga. Ja mina käisin vahepeal Šotimaal ja meil oli reisil kaasal ka meie plaastrid peale kanalil oma kogemusest rääkinud Mare ja kes ütles, et ilma plaastriteta tema siia reisile kindlasti tulnud ei oleks. Pidas vapralt vastu kõik meie matkad, trepid, kõik jutud, iga hommiku pani endale plaastrid põlvede peale ja tuli rõõmsalt jälle meiega, nii et nii tore on lihtsalt näha neid lugusid ja olla seal kõrval ja näha seda ise pealt, et Marega me teeme ka eraldi intervjuu veel sellest, et nüüd on juba jälle aastakene mööda läinud, et vaatame siis, mis ta ise räägib. Ja mõlema kogemusloo nii-öelda tõeline point on see, et kui te annate endale ja oma kehale aega, kui teil on järjepidevust ja kannatlikkust, siis tulevad muutused. Inimesed tahavad kõike kohe ja praegu, aga eriti kui me räägime sellistest tõsisematest muutustest, siis selleks on vaja aega, et
minu näite puhul siis aeg on olnud üle aasta, Mare näite puhul oluliselt pikem. Ma arvan, et Mare puhul samamoodi üle 3 aasta. Ja 3 aastat juba. Nii et väga julgustan ja need näited kinnitavad seda, et need muutused tulevad, need muutused toimuvad. Ja kõigile nendele, kes on väga skeptilised ja võib-olla kärsitud, siis seesama nõuanne, nagu ikka, et tehke endale mingisugune tervisekontroll, et teil oleks see nii-öelda võrdluspunkt, mida võrrelda, sest tihtipeale me ei märka ja ei tunne, aga nagu ma ütlesin, numbrid ei valeta ja siis teil on midagi võrrelda. Just. Ja. Nii et uute peatsete kohtumisteni. Tervitused meie poolt. Ja absoluutselt alati plaastrid peale. Või vähemalt üks plaaster peale.